Tere! Oleme Loomuse Akadeemia eetris ja täna räägime Niina Ljokoiga, kellel hiljuti tuli välja raamat Pärimustoidud ja seetõttu kõigepealt räägimegi pärimustoitudest ja seejärel vaatame veidi laste teemat, sest Niina on ka välja andnud raamatu Väikesed veganid ja siis ühe kokaraamatu, mis on just väikeste veganite lemmiktoitudest hästi ilusate piltidega. Tere, Niina! No tere! Väga tore Kõigepealt, on sinuga siin rääkida. aitäh sinuga ka. Kõigepealt, kuidas sa üldse, miks sa toiduga tegeled? Miks inimene tegeleb toiduga? Meeletult hea küsimus. Saab öelda, et tegelikult ma olen juba lapsest saati toiduga tegelenud iga päev ja mitu korda. Et see on küll selline teema, et ei tea inimest, kes saaks seda vältida, et paastuda saab mõnda aega, aga no siis tuleb jälle toidu teema ellu tagasi. Just, aga sa oled ka toitumisnõustaja, on ju, et? Ja ma mäletan, et esimest korda ma hakkasin teadlikult toidule mõtlema teismeeas ja siis ka ise kokkama, aga no seal oli huvi pigem selline, et ma tahtsin taimetoitlane olla, et ma ei taha enam loomi süüa ja sealt edasi siis arenesid ka teised huvid. See toitumine nagu kui tervis ja see suurem teema, et mida toitumine inimesele teeb ja kuidas me saame tervist edendada toitudega ja millised riskid seal on, et see tuli mu ellu tegelikult siis, kui ma rasedaks jäin. Et no varem ma olin pigem selline, no ei saa öelda, et muretu, aga no ikkagi ei võtnud nüüd nii väga täpselt südamesse seda, et millised riskid ja hoiatused olid ka taimetoitluse suhtes, aga muidugi kohe, kui rasedaks jäin, siis ma vastutasin ka teise inimese elu eest, et siis ma hakkasin uurima, et kuidas taimetoitlane ja vegan olla ikkagi täiesti turvaliselt. Kas see on raskem? Kas see on kuidagi raskem ka sinu meelest, kui sa toitumisnõustajana seda vaatad üldse kõikide perspektiivist, ükskõik mida nad siis söövad? No võib-olla see on harjumuse asi, et üldiselt raske tundub see, millega me harjunud ei ole. Et kui segatoidulisele öelda, et nüüd sa pead hakkama toituma taimselt, siis muidugi on raske, et alati on raske muuta oma harjumusi. Kui inimesele, kes ebatervislikult toitub, öelda, et nüüd pead muutma oma toitumisviise, siis see kõik tundub nii meeletult raske alguses, et inimesed kohe ei tulegi sellega toime, et peab hästi väikeste sammudega siis liikuma ja lähenema ettevaatlikult sellele teemale. Aga näiteks mu enda puhul ma ise olen nüüd vegan juba nii kaua olnud, et minu jaoks see ongi see kõige tavalisem toitumisviis, et minu jaoks on kõige lihtsam otsida head lahendused just vegantoidust. Et näiteks kui ma tunnen, et ma pean tervise eesmärgil natukene mu toitumist lihvima, siis need samad tuttavad taimsed toidud ongi need kõige lähedasemad, et siis ma saan selle eluviisi sees neid muudatusi teha ja toitumist korrigeerida. Aga laste puhul ma ei ütleks, et see just toitumise poole pealt raskem on, et pigem tuleb mängu siis see sotsiaalne olukord, et meil on nii palju erinevaid olukordi, kus me puutume kokku teiste inimestega, lasteaiad, koolid, sugulased, et see on selle toitumise raske osa muidugi, et kuidas siis lapsi taimetoitlasena kasvatada, kui terve ühiskond ümberringi teeb midagi muud. Ja, see on hästi suur küsimus. Mulle tundub, et sina, kui sa oled andnud välja kokaraamatu ja rääkinud sellest teises raamatus ja ise toitumisnõustaja, siis võib-olla sulle ei tulda ütlema, et mis sa teed, näljutad last või midagi, et teistel on võib-olla keerulisem või kuidas sul enda kogemused on, et kas sa kohtad palju sellist vastuseisu, et mida sa teed? No kindlasti vähem viimasel ajal. Võib-olla seal on ka see, et ma väga ei pane tähele enam nii palju,
et varem muidugi võtsin südamesse kõike, mida öeldi, aga see on küll tõsi, et kui endal on teadmisi rohkem, et siis on kuidagi lihtsam suhtuda sellesse, mida teised räägivad, et siis näed teise jutust kohe, et kas ta on asjadega kursis või ei ole. Ja kui paistab, et inimene on ise ka neid teemasid uurinud, et siis on tegelikult huvitav rääkida, isegi kui ta räägib nendest riskidest, mis võivad olla taimetoitlusel. No nii nagu igal toitumisel või toitumisviisil on teatud riskid, mis võivad olla, kui seda mitte hästi planeerida, või kui päevad lähevad lihtsalt niisama, et ei jõua väga mõelda toitumisele. Aga küll see toob enesekindlust juurde, kui on teadmisi. Ja, Nii, et ma ise omandasin Rahvatervise Akadeemias Tallinnas toitumisnõustaja hariduse. Et see on selline aastane programm ja toitumisnõustaja ongi selline, kes oskab öelda, et milline on selline meie igapäevane hea tervislik toitumisviis. Toitumisnõustaja näiteks ei tegele haigustega, nii nagu toitumisterapeut, aga noh, enam-vähem tervele inimesele saame küll öelda, sealhulgas ka lastega või laste suhtes, et milline on hea viis toituda, kuidas me saame kõik toitained kätte. Siis toitumisnõustajad on, see ei olene, kas sa oled siis vegan või sööd kõike või ma ei tea, valid, et igal juhul saab toituda tervislikult, kas nii? No toitumisnõustajal on mingid põhiteadmised, et siis ta oskab infot otsida ja natukene kriitilisema pilguga infot vaadelda, et toitumisnõustaja peaks juba teadma, et millised uudised internetist näiteks on sellised, mida tasub väga tõsiselt võtta ja kui on vaja teada, et mis on näiteks soovitatav kogus mõnda toitainet, et siis ta teab, et kust infot otsida, mis on usaldusväärne allikas. Et ma arvan, et see annabki inimesele kõige rohkem sellist kriitilist suhtumist ja siis ka lihtsalt teadmisi, et millised on need olulised teemad, mida silmas pidada toitumise suhtes. Aga nüüd sellest pärimustoitude raamatust. Räägi selle taustast või kuidas selleni jõudsite, tegite selle koos ja räägitakse ju palju sellest, et meil on traditsioonid, me oleme kogu aeg söönud loomseid asju, et kuidas selle kõigega on? No see oligi selline mõnusalt pikk tee, et kuidas see raamat sündis. Ma näitan seda soomekeelset raamatut korraks, et see ilmus Soomes Perine Vegea aasta tagasi. Liisa Kaskiga me selle kirjutasime. Liisa Kaski on Soome folklorist ja ma olin temaga juba tuttav varasemast ajast, et me oleme soomekeelset Vegaia ajakirja kirjutanud koos või toimetanud koos varem. Ja siis mul varem oli pärimusteemad ja toitumine kuidagi natuke lahus või eraldi, et mul oli huvi muidugi toitumise vastu veganina, aga pigem see huvi suundus võib-olla teistesse toidukultuuridesse, et Aasia toidud ja Araabia toidud ja tundus, et igalt poolt mujalt tulevad need head taimetoidud. Siis oli huvi ka nende pärimusteemade vastu. Mul on keelte vastu huvi olnud. Ma olen ise soomlane ja soome keelt õppinud ja soome kirjandust ja siis pärast eesti keelt, eesti kirjandust. Siis mul on isa poolt Karjala juured, et mul on olnud huvi karjala keele ja karjala kultuuri vastu. Ja Eestis ma olen olnud tööl ka Eesti Ingerisoomlaste liidus, et olen tutvunud ingerisoomlaste kultuuriga. Ja kõik see pärimus, rahvakombed ja kõik on olnud mulle hästi lähedane ja eriti just Läänemere soomlaste ehk meie lähedaste sugulaste kultuur ja kombed on olnud selline, mis on huvi pakkunud, aga ma pole eriti midagi süüa saanud, just nagu pärimus lauas, et olen istunud küll karjalaste või ingerisoomlastega pikas lauas, kus on
pärimustoidud, aga no ise olen saanud kartulit ja happukapsast, et natuke kehvasti on olnud sellega lood, et kahjuks neid igasuguseid pirukaid ja muid rahvatoite ka tehakse tavaliselt loomse võiga ja kindlasti pannakse sinna midagi loomset, et nagu kiusu pärast, et vegan süüa ei saaks ja no Liisaga me siis otsustasime, et me küll hakkame Karjala pirukaid küpsetama nii nagu ise tahame ja noh, sellest tekkiski see siis plaan, et no me teemegi sellise pärimustoitude raamatu, mis sobib veganile. No alguses meie mõte oli see, et no me võtame need pärimustoidud lauale ja vaatame, kuidas me saame neid taimselt valmistada. No isegi mõtlesime, et mingi lihapraad, et no seda saab ju taimselt valmistada ja no kohe läks mõte nende loomsete toitude peale, aga no see on kuidagi õpetatud, et kui me mõtleme pärimustoidule, siis kohe tulevadki meelde need lihapraed ja munavõie ja piimaga tehtud asjad, aga õnneks me saime sellest mingi hetk lahti, et see oli meie enda jaoks hästi suur üllatus, kui me hakkasime neid toite uurima, et seal on tegelikult toiduajaloos meeletult palju taimseid toite ja tuli välja, et see, mida tavaliselt pakutakse nagu praegusel ajal pärimustoidulauas või no näiteks kui on mingisugune kokaraamat, mis tutvustab näiteks no eestlaste rahvatoite või soomlaste, karjalaste või Hiiumaa rahvatoite, ütleme nii, et seal millegipärast väga palju tutvustatakse just neid liha ja piimaga toite, aga no see on pigem selline tööstuse ajastu nähtus ja just tööstuse ajastul ehk noh, 19. sajandi lõpupoolt on kõige rohkem ka kirja pandud neid toite, et noh, need vanad retsepti kogumikud ongi tavaliselt sellelt ikkagi suht uuelt ajalt, aga no kuidas toitusid siis inimesed nagu päriselt vanal ajal, siis kui olid veel pigem väikesed kogukonnad ja elatigi põllumajandusest nagu otse põllust ja metsast, et siis olid taimsed toidud see peamine, millest inimesed elasid, et kui me läksime sellesse vanemasse aega, et siis sealt tulid vastugi põlduba ja naaris ja kaalikas, kapsas, hernes ja kanepiseemned. Kanepiseemned on nagu väga-väga hinnatud toit olnud ja põlduba jällegi see nagu igapäevane põhitoit teraviljade ja juurviljade kõrval. Et niimoodi siis kogu aeg avastasime aina juurde ja juurde neid uusi toite ja no, toiduainete kasutamisviise. Et no sellest raamat sündiski. Ja nüüd on see ju ka eesti keeles, kas sa näitad meile seda ka? Ja nüüd sügisel ilmus ka eesti keeles. On väga tore neid ka kõrvuti vaadata, et raamat on enam-vähem sama, aga nagu mõnusalt toredalt erinevad ikkagi. Tekst on enam-vähem sama, natukene ma tegin käsikirja ümber, sellepärast, et siis kui me Soome raamatut tegime, Soome kirjastaja tahtis muidugi, et see oleks soomekeskne rohkem ja noh, Karjala toite on seal ka palju, Karjala kultuuri on soomlased omaks võtnud, et siis oligi selline Soome Karjala keskne raamat ja natukene rääkis ka Eesti toidukultuuri ajaloost, aga Eesti kirjastaja tahtis loomulikult, et Eesti oleks seal rohkem esiplaanil. No siis ma tegin ümber, et seda kõike, mida Soome kirjastaja oli palunud mul ära visata, et lõigud Eesti ajaloo kohta, mida ma olin sinna varem käsikirjasse suure rõõmuga pannud ja varasemas faasis siis ära visatud, et neid sai nüüd tagasi võtta, et see oli ka tore protsess. Aga kui erinevad need toidukultuurid siis on nüüd Karjala ja Soome ja Eesti toidukultuur? Mis aega te siis nagu täpselt tagasi läksite? Sa ütlesid, et noh, enne seda tööstust ja siis, kui oli väiksed kogukonnad. Meil tegelikult on hästi lai ajaskaal selles raamatus, et me läheme ka sinna täiesti kiviajastusse, korilaste ajastusse, kuigi seal on hästi palju oletamist muidugi, et Liisale ehk teisele autorile meeldib
tõlgendada neid arheoloogilisi leidusid, mitä on tehtud, et talle meeldib lugeda artikleid, et näiteks, et milliste taimede seemneid on kuskilt leitud ja mida me saame selle järgi eeldada inimeste toitumisest. Et no sealt saab aimu sellest, et kuidas inimesed võiksid toituda taimedest juba, ütleme, kiviajastul. Ja siis no sealt hakkasime tulema siis edasi, et toiduajaloos siis tulevad aina uued teraviljad, uued sordid, uued juurviljad. Mingi hetk hakkavad importkaubad kohale jõudma keskajastul, kõigepealt ainult rikkamad neid tarbivad ja siis tööstuse ajastul levivad nagu laiemale rahvale. Et me tuleme sealt küll nagu peaaegu tänasesse päeva, et see modernne ajastu on seal ka kindlasti, et raamatus on 4 osa ja viimane osa ongi siis pühendatud pigem nendele uutele toitudele või üleüldse importkaupadele nii-öelda, et isegi kartul kuulub pigem nende uuemate toitude hulka. Aga nii, ma unustasingi juba, mida sa küsisid. Hakkasin aga sa mainisid, et on 4 peatükki ja viimane on siis need importkaubad. Mis need eelmised on? No esimene ongi selline korilaste peatükk, et no räägitakse küttidest, korilastest, aga no me meelega tahtsimegi need kala- ja lihapüüdjad sealt nüüd korraks kõrvale jätta, sest nendest on nii palju kirjutatud, et võtta ükskõik milline ajalooraamat või toiduajaloo jutustus, et seal on kohe küttid ja kalapüüjad. Ja me tahtsime nüüd kirjutada pigem seentest ja marjadest ja taimedest. Et see ongi selle raamatu põhiteema, et korraks tõsta need esiplaanile. See on nii oluline ja olnud alati inimeste jaoks oluline. No siis raamatu teises osas minnakse juba põllumajanduse juurde. Et alepõllundus oligi kõigepealt see, et inimesed tasapisi hakkasid proovima, et kuidas maad töödelda ja kui põletada maad või taimestikku, siis kuidas see tuhas kasvatamine annab saaki. Ja siis see oligi selline huvitav faas. Eriti Liisale meeldib see ajastu väga palju. Ja siis sealt edasi hakkavad tulema juba paljud uued mõjutused, et 3. osa rääkis siis juba sellest, kui taimi hakati kasvatama palju mitmekisemalt, et kui seal teises osas nagu varasema põllukasvatuse või põllumajanduse juures ongi need vanad viljad nagu põlduba ja rukkis ja kaer ja oder, siis 3. osas aiast ja peenramaalt, et siin tulevadki siis juba natuke uuemad sordid, läätsed, herned. Mis veel? Vaatan siit raamatust kohe. Kaalikas. Et kaalikas on ka selline, meie mõistes nagu hästi vana, aga no ikkagi see oli mingi hetk uus. Et mõni 100 aastat tagasi see oli uus, et naeriseid oli kasvatatud ja siis oli järsku midagi uut, kaalikas. Ja seda hakati siis ahju panema ja hautama. Hästi kaua hautati ahjus, nii et see muutus mõnusalt nagu magusaks. Et selline magus kaalikapuder oli siis inimeste jaoks suur lemmik. Soomlased söövad seda jõululaual seni. Ja see on nagu mälestus sellest vanast ajast, kui see tõesti oli nagu väga hõrg toit. Tänapäeval küll paljud ütlevad vastupidist selle kohta, et see on selline kohustust, mida justkui peaks jõulude ajal sööma. Nii, no siis 4. osa, viimane osa ongi need nii-öelda importkaubad ja see 4. osa algab soolast, sest sool on ka neid mis siin põllu peal ei kasva, vaid mida inimesed juba väga vanal ajal tõid mujalt. Et viigingid tegid soolaäri ja tõid mujalt soola sisse ja siis tavaline rahvas üritas alati, kui linnas käisid või
turul käisid, siis mingi koguse soola endale soetada. Jah, ilmselt rumal küsimus, aga meil on nii palju seda merd, et kas sealt ei saa kuidagi soola kätte või see on liiga vähe Seda soolane? prooviti küll, aga see Läänemere vesi ei ole piisavalt soolane, Jah, et see just. soolakogus on seal niivõrd väike, et no seda annab küll aurutada, aga no väga palju ei jää sealt kätte, et küttepuid läheb rohkem. Just, Et ma siis mõtlen ka, energia on ju. juba odavam seda mujalt sisse tuua. Aga mis sinu või Liisa ka, mis need teie avastused sealt kõige eredamad olid siis või tulemused või milleni te jõudsite läbi selle protsessi? No üks selline hästi-hästi suur avastus olid taimsed piimad. Et ma arvan, et igaüks, kes poes kõnnib mööda taimsete piimade riiulist, mõtleb, et see uus aeg, et kõikide jaoks peab mingi uus piim olema, et on tatrapiim, kaerapiim, sojapiim, mis veel ja mandlipiim, et Hernekartuli. kas seda tõesti läheb vaja, et kas me ei saa selle vana hea lehmapiima juurde jääda, et jooge siis vett, kui ei lehmapiima ei taha. Ja no seda võetakse kui uut trenditoitu, aga tegelikult kaerapiima on siin tehtud juba ammu-ammu. Ta vana rahvas tegi sellepärast, et lehmad ei andnud piima aasta ringi. Et kui lehm jäeti talveks, siis väga raske oli saada talveks lehma jaoks piisavalt head toitu, et ta oleks tootnud piima terve talve, et see piim jäi üsnagi kehvaks ja siis lõppes selle nii-öelda tootmine ära. Ja teine põhjus oli see, et kui lehmad jäid rasedaks, et taheti, et kevadel sünniks uus vasika, siis nad olid kinni, et see oli ka teine põhjus, miks nad talve ajal piima ei andnud. Ja ega neid lehmakaid vanasti nii väga palju ka ei olnud, et inimeste, no pered olid suured ja kui perel oli 1 või 2 lehma, et no kui palju piima nad siis suvekuudel annavad, et mingil määral, aga no mitte nii, et need kõik saaksid juua palju, kui tahavad. Et pigem lastele anti värsket piima ja muidu üritati siis hapendada või juustudeks teha. Aga no see oli pigem selline hooajaline toode, et see, mida siis talvel joodi, oligi erinevad teraviljadest tehtud joogid, et neid oli hästi lai variatsioon igasuguseid, et olid sellised õlletaolised joogid ja siis olid piimataolised joogid. Kaerast tehti, kanepist tehti, et kanepipiim on, noh, teatakse ka mõnedes retseptiraamatutes veel tänapäevalgi seda, et on mainitud. Aga me Liisaga arvame, ei tea, peaks uurima täpsemalt, aga me arvame, et ka kanepipiim on olnud palju tavalisem vanasti, et seda oleks isegi Soomes kasutatud, sellepärast et kanepit ikka kasvatati. Et see oli hästi oluline taim, mida kasvatada ja kui oli teada, et sellest saab head piima ka valmistada, et miks ei oleks seda igal pool tehtud. See oli üks meie lemmikavastust ja see ka, et neid taimseid piimasid kasutati ka hästi palju erinevatel viisidel, et kui meil tänapäeval on need igasugused kaerahapukoored ja kaeratoidukoored ja kaerajogurtid, siis vanasti olid ka taolised. Näiteks ma leidsin väikese infokillukese, et kapsasuppi on paksendatud kaerakiislaga ehk selle, me tänapäeva mõistes ongi see nagu see kaerakile või kaerajogurt või kaerahapukoor, selline, mida kaera keetmisel sünnib või kaera hapendamisel. Et sellisega on ka kapsasuppi paksendatud. Et see ongi juba samamoodi siis kasutusel olnud, nagu tänapäeval võtame poe kaerast toidukoore ja paneme suppi sisse või kastme sisse. Aga põhimõtteliselt siis
te uurisite välja ka, kuidas seda kõike tehti ja kas see, noh, toidutehnoloogia või kas see on siis väga erinev sellest, mismoodi praegu tehakse? ja tegelikult meil ei olnud vaja ise väga uurida, sellepärast et on olnud üks Eesti uurija, kes on tohutult suure töö teinud, et ise ei peagi seda enam uurima. Aliise Moora, ma näitan seda paksu raamatut, Aliise Moora, Eesti talurahva vanem toit. Et Aliise Moora oli Eesti etnograaf ja tema hakkas nõukogude ajal uurima või isegi juba varem, ei mäleta täpselt, mis aastal ta hakkas, aga no põhiliselt ikkagi nõukogude ajal oli ta uurimustöö ja noh, toit oli selline turvaline teema muidugi, et mitte poliitiline ja ta intervjueeris väga paljusid inimesi, et ta käis Eesti erinevates kohtades, erinevates maakondades ja pani kirja, mida inimesed räägivad sellest, et mida vanal ajal on tehtud. Ja no inimeste mälestuste kaudu ta sai haarata tegelikult suhteliselt palju aastaid, et kui näiteks 60-ndatel intervjueerida kedagi, kes on olnud laps näiteks 20. sajandi alguses ja lapsepõlves kuulnud näiteks, mida tema vanaema räägib oma lapsepõlvest, et no loomulikult see info ja need mälestused on mitte nii usaldusväärsed, aga ikkagi, et inimesed on kuulnud päris palju oma vanavanemate elu kohta ja midagi mäletavad ka ja kui intervjueerida kümneid inimesi, et siis saab juba võrrelda ja koguneb mingisugune info, et mida inimesed on kodudes teinud, et just see kõik toit, mida kodudes on tehtud ilma, et seda keegi oleks kirja pannud, et see on huvitav, et Aliise Moora on hästi suure töö teinud ja ma hindan eriti seda, et ta on ise naine ja tal on olnud huvi just naiste kultuuri vastu või naiste töö vastu, et ma ei tea, miks siin raamatukaane peal on mehed laua ääres, aga no ilmselt sellepärast, et mehed ongi istunud lauda, kuhu siis naised on neile toonud midagi süüa. Et naiste töö on tohutult suur alati olnud ja just need kõik taimsed toidud ongi see naiste ajalugu, et mehed on olnud kütid ja kalurid, aga mida naised on teinud, et see on see, mis huvitab. Ja, aga räägi mõnest toidust võib-olla konkreetselt või näita äkki mõni pilt oma raamatust, mida sa soovitad näiteks katsetada. Ja no üks toit on hästi huvitav. Inimesed ei tule selle peale, et tegemist on pärimustoiduga või hästi vana toiduga, mis on meie toiduajalooga seotud. Sellised taimsed kotletid. Need on tehtud põldtubadest, aga no muidugi saab teha ka hernestest, läätsetest, ükskõik millistest ubadest. Et no poes on jällegi seal vegan riiulis hästi palju neid igasuguseid taimseid kotlette ja no me muidugi kohe oletame, et need on tehtud nende hakklihakotlettide järgi, et no eks taimetoitlased ka tahavad hakklihakotlettte tegelikult süüa, isu on suur ja siis üritavad järgi teha. Aga üks avastus oli meil raamatut tehes, et tegelikult on asi vastupidi. Et hakklihakotlett ei ole tegelikult vana toit selline, mida talurahvas oleks juba 500 või 1000 aastat tagasi teinud. Et see tehakse ju jahvatatud värskest lihast, aga sellist toiduainet sai endale lubada võib-olla kõige rikkam rahvaosa, aga talupojad, kui nad tapsid, siis kasutasid sellest kõigepealt sellised osad, mis riknevad kiiresti nagu kopsud ja süda ja aju ja neid pandi patta, aga liha pandi kas soola sisse või kuivatati või mõnel muul viisil taheti jätta talvevaruks.
aga siis neid igasuguseid kotlette tehtigi just kaunviljadest, teraviljadest. Neid on hästi palju erinevaid. Ka kamapallid on osa sellest pärimusest. Ja tavaliselt öeldi, et käkkid, no nimetati käkkideks neid igasuguseid, mis on peapesas kokku pandud. Hernestest tehti väga palju. Ja no üks viis oligi see, et niimoodi palliks mähiti või siis lasti näiteks hernepudrul jahtuda ja siis, kui see oli läinud selliseks suht tihkeks, nagu see läheb, kui see lastakse päev 2 olla, siis isegi lõigati kuubikuteks noaga, et no natuke juba meenutab toot, mida meie sööme. Aga et neid igasuguseid käkke oli väga palju erinevaid, nii terviljadest, kaunviljadest ja no tavaliselt pandigi sinna palju erinevaid toiduaineid nagu segati tainaks ja siis tehti käkkideks. Et selle kohta saab öelda, et on hästi vana toit või toiduliig ja no seda tulekski tõsta meie peolauale, et see on meie rahva ajalugu, no nii eestlaste kui ka soomlaste. Jaa, see küsimus jäi meil vist mingi hetk pooleli, et mis need erinevused on nagu Eesti ja Soome ja Karjala vahel. See on huvitav küsimus tegelikult, et no seal on ka see eeldus, et Soome ja Eesti toidukultuurid oleksid kuidagi üksteisest väga erinevad, aga tegelikult mulle tundub, et need erinevused on kuskil mujal, et pigem nii, et on erinevad piirkonnad, no näiteks läänesoomlastel ja lääne-eestlastel, nagu rannikualade inimestel on hästi palju sarnaseid toite, teevad näiteks rukkileiba samal viisil ja siis jällegi ida pool on sarnasusi, et ida pool, Ida-Soomes, Karjalas, Eesti idapoolsetel aladel, et seal on hästi palju sarnasusi, et no idapoolsetel aladel on just neid erinevaid köögivilju kasutatud päris palju ja ahjutoite on ka tehtud just idapoolsetel aladel palju, et need igasugused hautised ja pirukad, et neid on kõige rohkem. Eestis räägime siis Peipsi kandist ja Võrumaast paljuski ja Lõuna-Eestist, et seal on sarnasusi Karjala ja Ida-Soome toidukultuuriga. Et pigem ma arvan, et peakski seda joont tõmbama nii, et on nagu see rannikualad, läänepoolne ala ja siis on see idapoolne ala. Et idapoolsel alal on muidugi vene köögimõjutusi hästi palju. Venelased on kasutanud köögivilju palju mitmekesisemalt ja siis seal tuleb mängu ka see õigeusklike paastuaeg. Et tänapäeval on see juba kaotanud oma tähendust, nagu ütleme rahva enamuse jaoks, aga no veel enne teist maailmasõda oli see tõesti teemaks, et õigeusklikel olid need paastuajad ja neid ei olnud vaid nagu 1 või 2 korda aastas, vaid mitu korda aastas oli selline pikem paastuaeg ja siis oli ka nädalas 2 paastupäeva. Et seda on siis, kui on arvutatud, et kui palju seda paastumisaega võis aastas olla, siis no osad ütlevad, et näiteks 1/3 aastast, mõned, et jällegi peaaegu pool aastast, kui kõik need päevad ja nädalad kokku lugeda, et oleks paastuaeg. No siis me juba mõtleme, et no kas see paastuaeg oli siis väga eriline aeg, kui seda tõesti oli nii suur osa aastast. Et äkki oligi inimeste jaoks täiesti tavaline aeg, et paastu ajal toituti siis taimetoidust ja kalast. Ja see oligi siis inimeste jaoks üks tavaline aeg, millal olid head taimetoidud ja kalatoidud laual. Et see on hästi rikas toidupärimus, mida võiks uurida veel rohkemgi. Ja siit ma tulen jälle tagasi laste juurde, sest see on hästi tihti ju leitakse, et laps ei tohi süüa taimselt kuidagi. No, mulle tundub, et ühiskonnas seda nagu hästi palju ikkagi on. Aga nüüd, kui vaadata näiteks sellist raamatutki ja teada rohkem sellest pärimusest, siis võib-olla
on lihtsam loobuda sellest mõtteviisist, et kogu aeg peab loomset sööma? Ja väga kahju on, et on selline ettekujutus, nagu meil oleks kartul ja lihase ja lehmapiim, see, millest inimesed elavad ja taimed oleks kuidagi ohtlikud. Samas kõik teavad, et kui tervislikud need on. Mu laps käib esimeses klassis ja ma märkasin, et seal koolis oli olnud vist loodusõpetuses teemaks peed ja siis oli kirjas lause seal koolipäevikus, et lapsed tutvusid päris peediga. Ja see tundus väga naljakas, et missugune see päris peed siis on olnud, kes neile on külla tulnud. Ja kas tõesti esimest korda näevadki päris punapeeti. No natuke kahju on, kui tõesti juba juurvilju, nagu täiesti tavalisi juurvilju peab koolis lastele tutvustama, et loodaks, et kõik oleks näinud neid kodus köökides juba mitu korda ja isegi hammustanud. Et naljakas on tõesti. Kõik teavad, et taimetoit on tervislik, aga no olukord on üks see, et elatakse kartulist ja sealihast. Ma loodan, et see asi muutub küll tulevikus. Ja et taimetoitlust ei võeta ka enam nii dramaatilise asjana, et praegu tundub, et oleks nagu kaks erinevat äärmust, et mida taimetoitluse kohta arvatakse või veganluse kohta. Teisel pool on need, kes räägivad, et taimetoitlus on nii ülitervislik, et hakka taimetoitlaseks ja siis su kõik terviseprobleemid kaovad, et siis ei pea sa enam perearstile helistama ja lihtsalt nohu käes ei kannata kunagi ja vähist ravit ennast ära ja noh, see muidugi ei vasta tõele. Taimetoitlased on täiesti tavalised inimesed ja taimetoitlus ei päästa meid eluhädadest, aga no muidugi on palju haiguseid, mida sellega saab ennetada. Aga siis teine äärmus jällegi on see, mida räägitakse kahjuks ka paljud tervishoiutöötajad räägivad, et taimetoitlus on hästi suurte riskidega ja kohe tekivad sul need puudujäägid ja areng peatub ja nii edasi. No loomulikult on need riskid olemas, et kui inimene ei saa B12 vitamiini või D-vitamiini piisavalt, et siis sellel on tagajärjed tervisele ja isegi laste arengule. Aga samas need on ikkagi suht lihtsad asjad ennetada, et ega me ei pea toitumisviisi kartma sellepärast, et seal on mõni asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, et seda saab planeerida täiesti turvaliselt, nii et inimene toitub taimselt, aga tasakaalukalt ja turvaliselt. No ja pluss D-vitamiini puudus vist on Eestis nagu suhteliselt enamikul, ma olen aru saanud. See tõesti ei puuduta ainult taimetoitlast. Ja noh, ma olen aru saanud, et ka B12 ja väga paljudel on ju rauapuudus ja igasuguseid puuduseid on tänapäeval, et siin me jõuame juba selleni, et mullad ei ole enam nii toitainete rikkad on ju need väetised ja kõik see, kuidas me üldse maailmas nagu toitu oleme hakanud kasvatama põhimõtteliselt mürkidega, mida nimetame ilusti taimekaitsevahenditeks on ju. Et selles mõttes kõik see elurikkus, mida inimkonnana me lihtsalt hävitame, et siin ei ole nagu taimetoitluse valikuga justkui midagi pistmist on ju. Ja no toidulisandid on mängus igal juhul, et seda heidetakse taimetoitlastele ette, et ega teie toitumine ei saa olla loomulik, kui te peate purgist B12 vitamiini sööma, aga no kas seda vitamiini siis ja segatoidulise heaks tarbima, tegelikult seda antakse loomasööda sees loomadele väga palju, et seda kaudselt tarbivad segatoidulised tegelikult veel rohkem. Ka purgist. Võrreldes veganitega. Mida? Ka purgist, selles mõttes, kui antakse loomadele purgist, siis on ju ikkagi purk. Lihtsalt ta käib, teeb väikse seede. No need söödasegud, mida loomadele ette antakse, et seal on ju pikk nimekiri toitainetest, toidulisanditest.
Ja nüüd lihtsalt see küsimus, et mida ma ei küsinud, millest sa tahaksid veel rääkida või mis jäi kuidagi puudutamata, enne kui me saate kokku tõmbame? Mis see võiks olla? Kas on mõni toit äkki, millest tahaks veel rääkida? Kas sa leiad selle kaalika pudrupildi nüüd niimoodi hops ülesse? Jaa, See jäi otsime kuidagi selle kõlama. üles. Ma tahaks seda kohe Jaa. katsetada. Ei, see on tõesti väga maitsev. Kohe leian üles. Ja no selle tõesti annab mingi erilise toe juurde see, et on teada, et see vanasti oligi selline suur uuendus. Kas see oli nagu Üks toit, delikatess mida ma kuidagi või? No kuna kaalikas, siis see oli uus, et seda, kui ei olnud, siis ei olnud ja kui siis hakati proovima, siis oligi midagi uut ja huvitavat ja kui veel õpiti selgeks see, kuidas nagu kinnises ahjus kaua hautades läheb see puder magusaks, siis ja veel ajastul, millal suhkrut ei olnud. Et siis, see oli küll pidulik toit. Väga põnev. Ja see on üks toit, mida ma soovitan. Kaalikaputru on ka Eestis tehtud, et see on mõnedes vanades retseptiraamatutes, aga millegipärast ei ole see väga levinud, et arvatakse vist pigem, et nagu Soome toit. Ja, aga kuidas selle, me räägime siin Loomusakadeemias loomadest ja sellest, kuidas inimesed liigina loomi pigem kasutavad ära, et kuidas sina, sa mainisid, et sa juba teismelisena ei tahtnud loomi süüa, et kuidas see teema nii vara sinuni jõudis? Ma ise ütleks pigem, et see ei olnud väga vara. Ma olin pigem aeglane. Soomes oli taimetoitlus, ei saa öelda, et see juba 90-ndatel oleks see väga moes olnud. Need olid ikkagi üksikud inimesed, kes olid taimetoitlaseks hakanud, aga mul olid mõned sõbrad, kes olid minust eest ja ma pigem nagu aeglaselt jälgisin kõrvalt kõigepealt, et mina ei olnud see, kes oleks esimesena selle toitumisviisi omaks võtnud, et ma pidin vist aasta või 2 jälgima kõrvalt ja siis järsku ma viisin asjad kokku, et mina suur loomade armastaja ja mida ma söön ja siis ühe suve jooksul otsustasingi, et no ma hakkan proovima taimetoitlust. Mul oli onu tütar selline hästi tark, ta oli minust isegi 3 aastat noorem, ma olin tol 15 või 16, tema oli siis umbes 12-13. Ta oli oma perega elanud Ühendriikides paar aastat ja seal oli ta kokku puutunud taimetoitlusega ja nii vara juba siis hakanud katsetama. No eks seal oli ka selline murdeealise jonnimine, et tahtis teha teistmoodi, kui vanemad teevad. Ja siis hakkaski suure innuga taimetoitlaseks. No samas ta oli hästi tark laps. Et ma mäletan, et ma küsisin tema käest, et no ütle mulle siis need põhjused, miks mina ka peaksin taimetoitlaseks hakkama. No siis ta lugeski mulle ette kõik need põhjused, et üks oligi loomad ja teine oli kliima või keskkond ja 3. oli, ma ei mäleta, kas seal 3. oli tervis juba tol ajal, aga no igatahes tal oli nimekiri teemadest ja no see kõik lihtsalt tundus nii ratsionaalne, et mina hakkasin proovima ja no jäingi proovima ja no eks seda saabki elu lõpuni proovida, kogu aeg leiab midagi uut, põnevat, mida proovida. Et taimetoitlus polegi ainult üks kitsas toitumisviis, vaid seal sees on tohutult palju erinevaid viise seal toituda. Sees on ka, just täpselt, et kõrvalt vaadates on see justkui
mingi üks nišš on ju, aga kui sa lähed nagu sinna sisse, see on järsku, et seal on ka ja nagu hästi erinevad, sest noh, sa mainisid seda, et taimetoitlus nagu tervis on ju, aga tegelikult on taimetoitlusena või noh, me räägime täistaimsest toitumisest, võimalik väga ebatervislikult toituda. Tänasel päeval on ju nii palju poolfabrikaate ja kõik need kiirtoidud ja pitsad ja noh, sa võid väga terved päevad süüa niimoodi, et põhimõtteliselt sööd šokolaadi ja küpsiseid, no kõike on ju. Noh, ja sa mainisid seda, et vegan on täiesti tavaline inimene, ongi, ta võib ka haigeks jääda, on ju, et see ei ole niimoodi, et kui ma olen vegan, siis ma pean millegipärast olema hästi terve või et ma pean olema hästi haige või noh, mul ei pea mitte midagi olema, ma lihtsalt võin. Just, lihtsalt oled ja elad. Just, ei pea tõestama teistele midagi. Et see ratsionaalsuse pool on ja selline mul abikaasa millalgi, kui ma küsisin, et aga mis sind lõpuks pani selle otsuse tegema, siis ta ütles ka, et tundub kõige loogilisem. Et see noh, on hästi erinev lihtsalt ja mul on hästi hea meel, et te tegite selle pärimustoitude raamatu just seetõttu, et kogu aeg tuuakse seda traditsiooni aspekti ja kuigi ma arvan, et kui meile tundub, et mingisugune traditsioon ei peaks jätkuma, siis me võime selle traditsiooniga mitte jätkata, siis ikkagi on tore, kui näidatakse, et aga tegelikult see ei ole traditsioon, see on lihtsalt viimased 200 aastat või 100 või see on lihtsalt rikaste inimeste asi, on ju? Toidu ajalugu võetakse liiga palju nii, nagu me saaks minna ajalukku teatud punkti ja öelda, et no nüüd me oleme ajaloos ja vaatame, mida inimesed sõid, aga no kuhu sa siis lähed, et kas sa lähed 100 või 200 aastat tagasi või 2000 või 10 000 aastat tagasi, et seal tegelikult on nii tohutult palju erinevaid toitumisviise ja tingimusi ja kogukondi ja piirkondi, et seal on küll millest valida, et tegelikult nagunii valitakse, et see, millist ajalugu me uurime või mida me ajaloost uurime, millist pärimust me tahame ka edasi viia ja pärandada edasi, et no see kõik on meie valikutes kinni. Kuni ei saa mingit objektiivset tõde ollagi toidu ajaloost kui tervikust. Aitäh, Anniina, aitäh kõigile kuulajatele ja vaatajatele ja väga soovitan siis toite katsetada. Ma ise proovin siis selle kaalika pudru kõigepealt ära teha. Aitäh. No suur tänu sulle.